Tere head sõbrad, me tervitame teid Unibet Arenal, kus eeloleval reedel ja laupäeval leiab aset üks suursugune võistluste selline kombo, kui nii võib öelda, sellepärast et siinsamas hakkavad toimuma X-Triali MM-finaaletapid. Sisuliselt tulevad kokku maailma parimad trikimootorratturid ja ma saan aru, et see, mis siia taha ehitatakse, ongi üks nendest vägevatest radadest ja kuuldavasti see on rekordiliselt kõrge, mis puudutab seda ala. Jah, see on telling katse, mis tuleb ja sealt siis võistlejad siis peavad kogu see tellingu katses läbima ja hüppama seal kõrgustes ja 11 meetrit põrandapinnas. See aasta siis usaldati meile 2 MM-i finaaletappi ehk reedel on siis naiste MM-finaal. Kui naised on lõpetanud, tulevad siis meil juuniorid ja laupäeval on siis meeste MM-finaaletapp. Kaino, me saame sinuga kokku uuesti ainult seetõttu, et ma usaldasin sinu kätte oma elu põhimõtteliselt. Hüppasid üle minu mootorrattaga. Seal oli veel teisi inimesi, aga need ei ole nii väärtused. Aga sel korral ma mõtlesin, et ma panen ise ka ikka kiivri pähe ja jalanõud jalga. Täitsa mees. Ja proovin selle mootorta ära. Esimene küsimus on ilmselge. Miks sellel ühtegi tooli ei ole? Kuna traiel nõuab hästi palju kurvitehnikat, siis iste hakkaks segama ja seal on kehatööd vaja väga palju teha. Kas selle rattaga on võimeline sõitma ka inimene, kes ei ole kunagi mootorrattaga sõitnud? Kõik karud on tantsima pandud. Kokkupuude mootorratastega on selline, et ma olen sõitnud umbes Võrriga lapsepõlves. See on juba suur eelis. Ja ega ongi kõik. Ma ei ole kindlasti sõitnud mootorrattaga, kus on käigud. See on 6-käiguline, jah? Ja, on võimalik isegi selline 90-95 kilomeetrit tunnis sõita. Ja mina jõuan täna siis mitmenda käiguni. No, hakkame esimesest pihta ikka. Palju see ratas maksab? Selline 9000 ringis. Jumala hoidku. Aga enne kui lähed ratta peale, siis alati pane käsi siit läbi. Kui nagu tunned, et hakkab käest ära minema, siis lase lihtsalt sikkel lahti ja las sikkel läheb oma teed. Selge, et haiget võib ka siin spordis saada siis, jah? Tuleb ette. Minu ülesanne on kõigepealt siis saada see masin käima, siis õppida siin peal püsti seisma, nii et see masin liigub ja siis väljas te olete mulle ette valmistanud ka ühe raja. Ja? Nii läheb? Ja. Käib? Oota nüüd. Saigi käima. Kas esimene läheb alla, ülendavad üles? Seda ma mäletan kunagi suured poisid rääkisid. Käik on sees? Jaa. Tere! Ahaa, seda sa ei arvanud, et ma juba püsti tõusen. Väga tubli! Hurraa! Tere jälle! Päris lõbus on. Tunne on mega hea ja enesekindlust on nii tohutult, et ma olen valmis nüüd minema ja hakkama trikke juba tegema masinaga, millega ma olen sõitnud 44 sekundit. Ma ei hakka siit peale võtma. No jah. Gaasi anna natukene. Siin oli natuke rohkem gaasi kui planeeritud. Mine siis sealt välja. Sealt, jah. Tere. Ma pean kuidagi ümber pöörama. Ma ei saanud ümber pöörata, ma proovin siit kaudu. Väga tundlik gaas on. Kas oli väga piinlik? No saab piinlikum olla, kui sa oleks mulle sisse sõitnud. See oleks olnud kehvem tõesti. Aga üks asi küll, ära sõida 4 sõrmega. See ei ole Java, maksimaalselt 1 sõrm piduril ja 2 sõrme siduril. Kuidas sa lenksus kinni hoiad? No, seda ma mõtlesingi, et mul on väga raske, et kui ma niimoodi pidurit saaks ka vajutada, siis kuidas ma gaasi annan. Et nüüd ma siis tean, et nii pidi. Ja nii on mugavam ka. Keiti, räägi, sina kui kaua oled sellega juba tegelenud? Äkki 15 aastat. Ja mis sind paelub selle asja juures? See põriseb, saab sõita üle kivide kändude, väike adrekas ka ja ma ei tea, lihtsalt ülilahe spordiala. Igal juhul, Keiti, üks väike selline lasterada on siia nüüd valmis pandud ja sina saad siis näidata, kuidas seda läbida ja mina üritan siis järgi teha, eks ole. Kohe esimesega käima, jah? Kool. Lootus sureb viimasena. Ma pean sellise asja tegema. Nojah, sa võid nii ka. Okei, see on esimene harjutus, mis sa päriselt tahtki, et ma teen või? Põhimõtteliselt õpin nagu mootori kõrval või mootorratta kõrval jooksma natuke, jah? Ei, see on tants. Vabandust, see on tantsimine. No nii, käik ka sisse. Vau! Nii, jah.
nagu, sa sõidad niimoodi. Aga ratas peab käima siin vahel. Ma kardan. Sul on puusad valel pool, et nagu see läheb välja poole. Ja. Ma pean aidma jalad laiali, mulle öeldi. See pole päris see. See pole see. Sa saad aru, et ma olen esimest korda elus käikudega mootorratta peal. Ei, väga hea. Ja lihtsalt niimoodi mind narrida. Nii, no ma proovin teha niimoodi, nagu ma oleks aastaid juba sõitnud. Davai. On ju? Ai, kui julgelt juba lendab peale. Vaadake, ühe sõrmega on ju piduri peal ka. No siduril ikka 3-ga, aga... Wow. Ma ei saanud seda tagumist otsa, ei saanud üles, ma proovisin. Sa pead ajastama seda, kuidas sa surud nagu alla, vajutad esipidurit, lükkad kättega nii. No pigem nagu... Nii, jah. Lasin ta veerema. Ja ei, ma saan aru, jah. See polnud paha. Tõusis või? Lähme siis stardi kohta. Okei. Ja nüüd, kuidas tavaline pereisa seda teeb? Küünarnukk. Okei, see lõpp oli veits ekstra, aga... Mis ma siin pidin tegema? Tormiku ja selle rulli vahelt. No võtan väike natukene suurema kaare. See pidur, sidur ja gaas. Minu aju veel ei ole nendega nagu ära harjunud. Siis kui hakkab tuksi minema, siis tuleb ju ka... Jumal tänat, jäi seisma lõpuks. See on selles mõttes keeruline ala, et nendel hetkedel, kus sa tunned, et tasakaal hakkab ära minema, on vaja gaasi juurde anda, aga aju ütleb, et püha issand pidurda. Nii et korralik selline vastuolu on peas kogu aeg. Ma olen piisavalt rumal inimene vist, et ma ikkagi lähen proovin selle betoonist ülesõidu ära. Aga ma soovitan näiteks niimoodi, proovi esimene kord näiteks istudes tipa-tapa ja järgmine kord püsti. Ei see ole nagu vedru peal. Kuidas sulle meeldis, kui ma niimoodi jõnksutasin? See oli ka päris hea trikk. Metsik areng, metsik. Täielik talent, mitte ainult teles. Eesti Traial karjub sinu järgi. Sidur alla! Stand! Nägite või? No meil vedas, et vihma sajab praegu. No nii juhtubki, inimesed hakatakse valel hetkel kiitma. Tee veel, see oli päris lahe. Ma tuli praegu meelde üks hetk. Seeläbi mõista, miks vanemad mulle kunagi mootorratast ei osta. Ega ma alla ei anna ju, ma proovin ühe korra veel. Mees jäi terveks, tsikkel jäi terveks, betoon jäi terveks. Ebamugav on, ma ütlen, ebamugav on. Proovime püsti ära teha, jah? Piiripealne, aga saime hakkama. Väga huvitav tehnika. Ma ütlen ausalt, mina olen rahul. Ma ka. Jah. Ja mootorratas on terve. Väga tubli, mu poeg on väga õnnelik. See on tema ratas, jah? Jah. Igal juhul aitäh ja vabandust nende ärevate momentide eest siis mootorratta omanikul ees. Ma siin värisevate kätega ütlen teile, et reedel ja laupäeval tasub tulla siis Unibet Arenale, sellepärast Keiti on reedel võistlus tules ja siis on ka noored ja siis laupäeval on mehed, mis trikke need kõik teevad seal Unibet Arena lae all. See on midagi sellist, mida lihtsalt peab tulema vaatama. Kus on inimvõimete piirid ja kui julged inimesed üldse mootorratta seljas võivad olla, nii et tulge kohale.